küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teemaks on olukord riigis. Helle-Moonika Helme, palun! Ja aitäh, hea eesistuja ja peaminister. Nüüd me kõik teame, et Eestis tehti valitsusremont ja sotsid visati välja ja Reformierakond ja Eesti 200 jäid valitsusse. Ja me oleme kuulnud, kuidas Kristen Michal nüüd kõige sotse süüdistab. Aga samas on nad ise olnud kõikide otsuste tegemisel juhtivas rollis, siis Reformierakond ja Eesti 200 ka. Ja samuti parlamendis on Reformierakonnal kõige rohkem hääli, ehk et kõikidel hääletustel on nende toetus olnud ülekaalukas. Ja kas te tõesti arvate, et teie erakond ei ole nüüd vastutav kõigi otsuste eest, kõigi maksutõusude eest ja täpselt samuti teie uus vana koalitsioonipartner, kes alles jäi? Ja suure võiduna olete juba kuulutanud, kuidas nüüd naastakse lihtsa tulumaksusüsteemi juurde, ära jäetakse ettevõtete tulumaks. Raske on aru saada, kas te tõesti arvate, et inimesed on mälutud, et nagu need oleksid ainsad selle valitsuse kehtestatud maksud, mis on Eesti majanduse kvartalist kvartalise 11 kvartalit järjest languses hoidnud. Loeme ette, eks ole, tulumaksu tõus 20-22-le, kehtestati automaks, mille maaletooja Mart Võrklaev, Reformierakond, tõusis maamaks nii koduomanikele kui äri- ja tootmismaadele ja tõus jätkub. Kehtestati ettevõtetele kasumimaks, käibemaks tõsteti kõigepealt 22%-le ja 1. juulist tõuseb ta veel 24%-le. Tõsteti bensiiniaktsiisi, mis tõuseb jätkuvalt 5% järgmise 4 aasta jooksul. Aktsiisi tõsteti ka diisli, maagaasil ja kütteõlil. Elektriaktsiis tõusis mais 2024 45% ja 2026. aastal hakkab kehtima julgeolekumaks, mida maksavad Eesti tulumaksuga maksustatavad isikud ja juriidilised isikud alates 26. aastast 2%. Ja ka pensionitelt hakatakse 1. aprillist 2025 maksma tulumaksu. Ja minu küsimus on, keda te petate, kui te räägite sellist juttu, et nüüd uus vana valitsus hakkab Eesti elu paremaks tegema? Ei hakka ju. Aitäh, härra peaminister, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, hea küsija. Kõigepealt, ütleme nii, et te ütlete, et ma süüdistan kõigest sotsi, kindlasti mitte. Ma ei ole kunagi väitnud, et asjade muutmisel vigu ei tehtud ja tõepoolest, eelarve käest laskmisel muidugi tuleb EKREIKE valitsuse poole vaadata. Seda ma olen siin korduvalt ka öelnud ja isegi nüüd, kus meie teed sotsiaaldemokraatidega on lahku läinud, tuleb siiski eelarve lõdvendamise ja reeglite lõdvendamise tõttu tekkinud hilisemate probleemide tõttu EKREIKE valitsuse otsa vaadata. Nagu ma olen kuulnud ka siin erinevates debattides, siis EKREIKE valitsus on peatselt naasmas. Eile esitas sellel teemal värvika etüüdi Anti Poolamets, kes ütles siin, et see kohe naaseb ja seadke ennast valmis ja mis kõik selle järel järgneb. Nii et see selliseks sissejuhatuseks. Meil on ju saanud peaaegu iganädalaseks traditsiooniks arutada küsimust olukorras riigis. Nüüd, mis makse puudutab, siis jah, tõsi, printsiip ja eesmärk on naasta võimalikult lihtsa, arusaadava maksusüsteemi juurde. Ettevõtete tulumaksu, selle kasumimaksu osa kaotamine, ma arvan, et see on sellise majanduskasvu tsükli alguses väga positiivne ja julgustav sõnum, et Eestis saab investeeringuid teha, siia tasub investeerida. Ja Eesti maksusüsteem, eriti ettevõtluse selline maksusüsteem, mida maailmas peetakse väga eeskujulikuks, teda on erinevates maksuhinnangutes hinnatud parimate hulka, sellisena ka jätkab. Ja tõepoolest jah, et sotsiaaldemokraatide lahkumisega lahkub ka see ettevõtete kasumite maksustamine. Teine osa, mis maksusüsteemi korrastamine on ja vähendab maksukoormust eeskätt väiksemate tuludega inimestele, on sellesama tulumaksu kaotamine, mis täna on juba seadustatud 1. eurost, mis oleks siis 2026. aastast jõustunud. Ja pärast seda, nagu te õigesti märgite, jääb tulumaks ja käibemaks 24% ja 2026. aastal kaob siis see maksuküür, ehk siis tulumaksu vaba miinimum tõuseb 700 euroni, jättes ka siis inimestele rohkem raha kätte. Nii et need on üsna sellised minu meelest asjalikud plaanid, ka sotsiaalselt mõistlikud, sest kui läheb hästi ettevõtlusel, rohkem investeeritakse, läheb meil kõigil paremini siin. Ja ma arvan, et see valitsus teeb õigesti, kui ta pöördub tsentrist paremale. Reformierakonna jaoks see kindlasti on ideeliselt ja vaateliselt ja aateliselt mõneti koju naasmine.
Ja mul on hea meel, et Eesti 200 samamoodi samast vaadet majanduses julgeolekus omab, et ettevõtted saaksid rohkem investeerida ja inimestele jääks ka väiksem tulumaksukoormus. Aitäh! Suur tänu! Ja Helle-Moonika Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh uuesti sõna andmast. No ei olnudki midagi muud oodata Refi valitsuse juhilt, et kui ikka, no minge ikka veelgi rohkem tagasi ja veelgi juba välja, et süüdi on 4 aasta rahvusvaheline imperialism. Aga lähme tegelikult palju põhimõttelisema küsimuse juurde seoses selle valitsuse kus mitte vahetusega, vaid see on üldse väga kummaline protsess, sest Eesti Põhiseaduse Assamblee liige ja põhiseaduse üks autorid Jüri Adams on öelnud, et teie tegevus on karjuvas vastuolus Eesti põhiseadusega, nimelt see, kuidas te nüüd oma koalitsiooni koosseisu vahetasite. Meil ei ole teatavasti presidentaalne või poolpresidentaalne riigikorraldus ja teie ei ole president, et te saaksite lihtsalt ilma piiranguteta muuta oma valitsuse koosseisu. Meil on parlamentaarne demokraatia, kus valitsuse vahetusel kehtib teatud kindel protseduur. Ja kui te leiate, et teie kokku pandud valitsus, millele te saite ükskord parlamendi heakskiitu, ei ole enam toimiv, siis te peate kõigepealt tagasi astuma ja alles siis läheb pall presidendi kätte. Ja see, et president seda põhiseaduse rikkumist teiega vastuvaidlematult kaasa tegi, on tegelikult ülimalt skandaalne. Ja ma tsiteerin Jüri Adamsilt, parlamentaarses riigis tuleb täita selleks ette nähtud protseduuri. Parlamendi töö ei ole ükskõik mis suunas üle haljasala kõndimine. Ja me ei tohi teha nägu, et see, mis te tegite, et see meid ei häiri. No Reformierakond vist aitab, et talle ei kehti enam mitte mingid seadused. Kaja Kallas, kes ilmselt samuti ei saanud aru, mida või tuuseldas ka ringi nagu hormoonimöllus teismeline. Juba tema tegi põhiseaduse rikkumisega ses osas algus, et lasi lahti oma koalitsioonipartnerid. Ja juba siis president Karis, kes peaks olema põhiseaduse üks valvuritest, jättis oma ülesande täitmata, mis aga pole imestada, sest tema poeg, Reformierakonna liige, oli omal ajal muide see inimene, kes kilekotte teie juurde partei kontorisse toimetas rahaga. Kas te saate aru, et see, mis te nüüd jälle tegite koos presidendiga, rikkusite sellisel kuhul valitsusvahetusega põhiseadust ja parlamentaarse demokraatia protseduure, et see on skandaalne ja teadlik põhiseaduse rikkumine ja see läheb otsapidi ka riigireetmise paragrahvi alla, mis muuseas ei aegu. Ja ei ole võimalik, et te pole sellest koos presidendiga teadlikud ja ka mitteteadmine muuseas ei vabasta vastutusest. Ja kas te saate ikka aru, milliseks seadusetuse ja suvaõiguse mülkaks olete muutnud Eesti riigi teie ja Reformierakonnad? Suur tänu. Härra peaminister, palun. Aitäh. No, see küsimus oli ju selline laetud solvangute jada, et kõigepealt pean ma kohatuks oma eelkäija aadressil tehtud solvangut teismelisest ja hormoonidest. Minu meelest see on inetult öeldud. See on lausa kohatult öeldud ja ma soovitaks teil mõelda, ehk tasub vabandada selliste rumaluste eest. Teiseks, mis puudutab põhiseadust ja põhiseaduspärasust, siis selle kohta on ju ka varasemalt pretsedent olemas ministrite vahetusest 2009. aastast, kus Andrus Ansipi valitsusest samamoodi arvati välja sotsiaaldemokraadid, kuna tollal oli majanduskriis, oli vaja teha kärped, et minna eurole üle ja valitsus jätkas. Ja parlamentaarses vabariigis olen vestelnud ka õiguskantsleriga, küsinudki tema arvamust. Parlamentaarses vabariigis loomulikult parlamendil on olemas kõik õigused ja see mehhanism, kuidas kontrollida järgi, kas valitsusel on parlamendi enamuse toetus või mitte. Ja ma loomulikult saan aru, et teie soov on seda debatti pidada sellisel eeskätt võib-olla nagu tehnilisel väljal, et nüansi üle kas üks või teine, kokkuvõttes siiski valitsuse enamus jätkub, 4 ministrit 14 lahkus. Valitsuses olevatel erakondadel on parlamendis enamus üle poole häältest. Ja ma loodan mõistlikele otsustele ka opositsioonis olevate erakondade tuge ja nüüd nende mõistlike otsuste juurde. Kindlasti on vaja meil tõsta julgeolekuks vajalikke kulutusi, investeeringuid selleks, sest me teame, mis on julgeoleku olukord ja isegi kui Ukrainas peaks saabuma meie vaatest loodetavasti Ukraina tingimustel hea ja kestev rahu, tähendab see seda ikkagi, et me peame kaitseks olema rohkem valmis ja arvestama meie märatseva idanaabriga, sest Venemaa on oht kellele tahes demokraatlikus maailmas. Ja samamoodi on vaja teha majanduse jaoks mõistlikud otsused ja sellelegi loodan laiemat tuge kui üksiti koalitsioonilt, keda tõepoolest on endiselt enamuses,
et majanduses ma endiselt räägin, et maksude langetamine, muuhulgas ettevõtte tulumaksu kaotamine ja üksikisiku tulumaksukoormuse vähendamine, mis annab hõlpu tõenäoliselt vähem teenivatele inimestele, aga ka näiteks pensionäridele, need on asjad, millele ma ootaks teie tuge. Ja kui te tahate selle tehnilise debatiga jätkata, siis kindlasti võite seda jätkata, ma ei näe selles vähimatki probleemi. Seda võib alati arutada ja parlamendil, nagu öeldud, parlamentaarses vabariigis on kõik õigused ka järgi kontrollida, kas valitsusel on parlamendi enamus usaldus või mitte. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Mart Helme. Palun! Aitäh, härra eesistuja. No ma pean ka ütlema, et ma ei saa, mul on raske teid legitiimseks peaministriks praegu pidada, sellepärast et on ikkagi niisugune asi poliitikas nagu rituaalne tants. Ja isegi kui asi ei ole võib-olla täiesti ühemõtteliselt põhiseadusega vastuolus, siis on ikkagi traditsioonid ja kombed, millest tuleb kinni pidada. Ja me näeme, kuidas tänases Euroopa Liidus muidugi kogu see niisugune väärtustel põhinev süsteem lihtsalt laguneb meie silme all. Ja meil on muidugi arenguruumi. Ja meil on arenguruumi, nii nagu Rumeenias. Meil on arenguruumi. Ikkagi keelame ära need, kelle näod ei meeldi. Keelame ühel päeval ära. Ei registreeri valimiskomisjonis. Läheme sama teed nagu Rumeenia ja siis on ju kõik hästi. Siis ei ole enam opositsiooni ja siis on kõik hästi. Ja siis me saame lõpuks ometi valitseda. Reformi ikke saab lõpuks ometi siis Eesti rahvale täielikult peale surutud. Et see on järeldus sellest teie jutust. Muidugi tulen veel tagasi ka selle juurde, et kõik need lubadused maksude langetamisest on ju kena jutt, ainult et teil ei ole veel koalitsioonilepingutki. Ja siis te peate tulema ju siia uute eelnõudega, nii et see kõik võtab aega. Ei ole mõtet jälle rääkida siin utoopilist juttu sellest, kuidas just nagu tänasel päeval juba maksud langeksid. Aga minu küsimus on nüüd seotud ka riigi kuludega ja Ukraina abistamisega. Korduvalt on olnud juttu sellest, et Ukrainal on kõige suurem puudus praegu inimestest. Nii inimestest rindel kui ka töökätest tagalas. Ja minu küsimus on, millal kavatseb teie valitsus, ja see võiks olla teile uues koalitsioonilepingus fikseeritud, lõpetada kõikide soodustuste tegemine, kõikide toetuste maksmine nendele inimestele, ja neid on kaugelt üle 100 000, kes on Eestisse tulnud, tõsi, kõik kindlasti ei saa igasuguseid toetusrahasid. Millal need toetuste maksmised lõpetatakse ja millal alustatakse ikkagi Ukrainaga konsultatsioone selleks, et siin olevad vähemalt väidetavalt umbes 10 000 meest läheksid Ukrainasse ja vajaduse korral rindele või kui rinnet enam ei ole, siis Ukrainat üles ehitama ja samuti need fertiilses eas naised läheksid Ukrainasse ja aitaksid Ukrainal jalule tõusta. Aitäh! Aitäh! Härra peaminister, palun! Ja aitäh! Seda teemat me oleme teiega siin ka varem debateerinud. Olen kirjeldanud erinevaid numbreid korduvalt ja öelnud ka seda, et ega Ukraina poolt sellist taotlust kodanikke välja saata ei ole. Ma saan aru, et te soovite sellist muljet luua. Teiseks olen kirjeldanud, kui väiksel määral tegelikult see mõjutab meie sotsiaalkulutusi, et sõja eest põgenenud inimesi me siin samamoodi täpselt samal määral toetame. Nii et ma saan aru, et see teid kuidagi ei veena liigselt. Teie jaoks on endiselt justkui selline hoiak, et Ukraina toetamine ja sõjas Ukraina poolel olemine ei ole meie asi. Mina jään teiega eriarvamusele. Minu arvates see on väga meie asi. Seda sõda peetakse meie asemel, meie eest. Ükskõik kumba pidi te tahate seda asetada. Ja kindlasti tuleb toetada seda, keda rünnatakse, kelle kallale on tuldud. Mind üllatab seesama hoiak, mida tõe huvides olgu, et ega te ei ole aastate vältel seda muutnud. Teie jaoks on tegemist, kuidas te väljendusite, idaslaavlastega ja palju erinevaid mõtteid. Oleme kuulnud ka lehest lugenud, et Venemaa on teie jaoks eraldi tsivilisatsioon. Sellisedki väited on tulnud. Nii et seetõttu selles küsimuses jääme eriarvamusele, täitsa kindlalt. Maksude puhul tõepoolest maksude langetamine tuleb koalitsiooni põhimõttena ja esimesel võimalusel teeme selleks vajalikud eelnõud, loodame sellele ka teie tuge. Tuleb ka tunnustada, ega siis
palju olulist tuleb ka eelnevast koalitsioonist. Võib öelda, et kui koalitsiooni nii-öelda sünnitunnistusel olid kaks asja, julgeolek ja majandus, siis seesama printsiip või needsamad printsiibid ka uues koalitsioonis jätkavad. Nii et lihtsalt küll need lahendused ilmselgelt nende asjade lahendamiseks ehk julgeoleku ja majanduse jaoks on senisest parempoolsemad. Ja see tähendab ka seda, et ettevõtete kasumite maksustamise me tühistame, nagu vähendame ka eraisikute tulumaksukoormust. Ja ma arvan, et see on ka asi, mis võiks, ütleme nii, et ka konservatiivsele valijale ju tegelikult sobilik olla. Nii et ma eeldaks ka, ütleme, konservatiivide ja laiemalt tuge samadele maksumuudatustele ja muuhulgas ka näiteks tegevustele, mida me saame koomale tõmmata, et suunata raha riigikaitsesse ja Ukraina toetamisse. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetan meie tänase esimese küsimuse käsitlemise.